Tere päevast! Postimehe sõjastuudio alustab. Sel nädalal sai Moskva päris mitmel päeval väga suure Ukraina droonirünnaku osaliseks. Meil on stuudios strateegilise kommunikatsiooni ekspert ja Riigikogu liige Peeter Tali. Tere päevast! Tere! Kuidas Moskva õhukaitse on nüüd nii kehvaks muutunud, et Moskvast droonid sellisel viisil läbi tulevad, nagu me oleme väga paljudest videotest juba näinud? Seal on kaks asja, et Ukraina pikamaa tule droonivõimekus on oluliselt kasvanud, et seda lubas president Zelenski eelmisel sügisel ja nüüd me seda näeme. Ja teine asi, et Ukraina on järjekindlalt Vene õhutõrjet hävitanud ja hävitanud Vene õhutõrjet just Krimmis, kuhu venelased on toonud seda juurde ja kõik kulub. Venelased suudavad oma õhutõrjesüsteeme toota, aga mitte sellises tempos, nagu Ukraina hävitab. Ja nüüd Ukraina siis ründaski Moskvat pikamaa droonidega. Täna hommikul nad siis ütlesid seda Begemot, mis on siis eesti keeles jõeobu, Ljutõi ja Firepoint, et mis põhjustas siis niukse tulekahju naftarafineerimistehases ja hoidlas, kus oli ka selline lendav taldrik, kate, et mida venelased siis ise filmisid ja mis siis ka sotsiaalmeedias on igal pool meemides, aga põhjustasid sellise tulekahju, mida Moskva pole näinud sellest ajast, kui nad Napoleoni sõja ajal 1812 ise Moskva maha põletasid või siis, kui teises maailmasõjas Moskvat rünnati. Ehk siis Zelenski on teinud seda, mida ta lubas, ehk siis Vene sõda on viidud venelastele otse koju. No siiski, kui me räägime sellest naftatehasest, siis see ei asu ju kusagil Moskva äärealadel. See asub tegelikult piirkonnas, kus Moskval on kõige tihedam õhukaitse. Ja kui uskuda seda, mida selle kohta kirjutatakse, siis sel tehasel on eraldi veel peal droonikaitse. No. See ukrainlaste oskus praegu sellest kõigest mööda hiilida on ikkagi märkimisväärne. No, see on täiesti uus tase ju. Ja, see on uus tase ja nad ju kogu aeg arendavad ka ja nende droonid on mitte ise juhtivad, aga neid juhib siis tehisintellekt ja siis nad kasutavad neid droone kombinatsioonis, et nad üksteist aitavad, juhivad sihtmärkidele ja nii edasi. Ja lisaks sellele saadavad nad välja ka peibutusdroone, mis siis kurnab selle õhukaitse üle. Ja nüüd, kui venelased tahavad kontrollida oma meediat, et Vene televisioonis suurt midagi sellest ju ei ole, aga kõik, kes Moskvas ei ole pimedad, seda suitsusammast näevad, et nagu ongi kognitiivne dissonants, et muidu on kõik hästi, aga inimesed näevad midagi muud. Ja mida nüüd see Putin näeb, seda me ka ju päris täpselt ei tea, sest nagu me avalikele allikatele tuginedes saame öelda, et Putinile tehakse ju oma televisiooniprogramm, mis talle siis räägib tegelikkusest, ehk siis Vene kindralid ja juhtkond jätkuvalt valetavad ja varastavad. Ja Putin ise on kuskil Valdais, mis on umbes Peterburi ja Moskva vahel, et tema seda suitsusammast ei näe. Nüüd, kuna meil pildis oli siin vahepeal nüüd ka Krimmi sillal toimunud rünnak, siis kui hapras seisus on praegu Krimm? Sest nüüd on rünnatud kõiki sildu. Vägagi jah, aga kui me siin Krimmi vaatame, et siis on see Kertši sild, siis on üks ühendustee üle Armjanski ja siin on siis ühendustee, kus on Tšongari sillad ja ukrainlased nüüd ummerdavad neid hoole ja armastusega ja Krimmis ei saa öelda, et puudus on kõigest, aga kütuse puudus on seal suur ja ega venelastel ei ole ka head äriideed, kuidas seda kaitsta. Et nad on sinna õhukaitset järjest juurde toonud, ukrainlased on järjekindlalt hävitanud radareid ja
õhutõrjeraketisüsteeme ja see Krimm on nagu põhimõtteliselt kukkumas kätte nagu küps õun. Ma ei tea, kas küps või mädand või, aga õun, sest ukrainlased, nüüd see drooniväejuhatus ja droonid töötavad neil selles mõttes eeskujulikult, et üksikud sõdureid siis rinnetel nad kütivad ja kineetiliselt neutraliseerivad taktikaliste droonidega, siis operatiivtaktikalise tasandi droonidega mingi 100 ja rohkem, 100 kuni 500 kilomeetri kaugusel hävitatakse ära Vene logistika, ehk siis kõik juurdevead, kütus, toit ja relvastus ja ka meedeväkk ja siis strateegiliste droonidega lõhutakse Vene strateegilist naftatööstust ja relvatööstust ja selles mõttes on ikka ukrainlaste käes praegu initsiatiiv sõjalises, majanduslikus, informatsioonilises ja ka diplomaatilises plaanis, et midagi ei ole öelda. Ja kui me vaatame rinnetel venelaste kaotusi, et need on surnute haavatutena suurusjärgus üle 1300 päevas, nad ei suuda nii palju juurde võtta, et kui venelased tahavad sõda jätkata, nad peavad tegema hiljemalt sügisel jõudma otsuseni, et teha mingisugune mobilisatsioon. Kütusepuudusest Krimmis ei ole mõtet enam rääkida nagu sellest piiratud kütusest, sest seal ei ole kütust üldse, aga kütusepuudus on nüüd ka Moskvas. No Moskvas ka jah, et seal on, saavad diiselkütust, see võib ka kõik muutuda, aga 60 liitrit ja bensiini seal 20 või 30, aga see on ka moskvitšitele või moskvalastele ikkagi häda, et kui nad on harjunud ju minema puhkusele ja Daciasse sõitma, et siis järsku nüüd on niuke häda ja tegelikult erinevatel hinnangutel 40–50% Vene siis rafineerimisest on täitsa rivist väljas. Et nüüd kõige edukamad sanktsioonid ongi need, mida ukrainlased oma pikamaa relvadega Vene sõjamasinale teevad. Aga muidugi täna ja eile oli koos ka oli Euroopa Ülemkogu, kus siis räägiti ka 21. sanktsioonide paketist, ja eile Ülemkogu tegi avalduse, et 21. pakett, et see tuleb vastu võtta ja nüüd siis välisasjade nõukogu tuleb varsti nädalate jooksul kokku ja ilmselt sellega heaks kiidab, selle sisu kallal töötatakse, aga põhiline on ikkagi Vene naftatööstus, varilaevastik ja pangad, mida sanktsioneerida ja siis ka isikud. No me võime siin küll prognoosida ja arvata, aga siiski, et mida sa arvad, et kui palju Ukrainal on praegu võimekust sääraseid rünnakuid, nagu ta nüüd Moskvale tegi, et kas jätkata Moskvas, mille puhul ju mõneti oli ka aru saada või vähemalt Ukraina president ütles, et me maksame kätte selle eest, et venelased ründasid Kiievis olevat kloostrit või siis selleks, et suuta jätkata ründamist ja korraldada rünnakuid naftataristu vastu, mis on ju tegelikult eluliselt väga valus. On. Ja nüüd ukrainlased suudavad seda teha ja nad kindlasti jätkavad ja nende eesmärk on ikkagi viia Venemaa sinna, et järgmise aasta lõpus oleks venelased valmis mingi vaherahu või rahu tegema, sellepärast ukrainlased näevad, et venelased omakorda üritavad ära hävitada Ukraina energiataristu, et siis ukrainlased tahe murduks, et nad järgmisel talvel surnuks külmus ja ukrainlased väga loodavad, et on võimalik kuidagi novembris näiteks umbes pluss-miinus kuidagi selle vaherahuni jõuda ja selle nimel nad ikkagi hoolega Vene strateegilist taristut peenestavad, et see töötab. Ja nüüd, kui vaadata seda Petšorska Lavrat ja Uspenski katedraali, et see on nagu selge märk sellest, et see on
kõige rohkem nagu Putini režiim tegi endale haiget, kui ta seda ründas. Muidugi venelased valetasid, et see oli Ameerika Patriot rakett ja ameeriklased üleüldse annavad vanu rakette, mis ei lenda. On tüüpiline Kremli vale, aga see näitab tervele maailmale, et venelastel ei ole miski asi püha ja ehkki nad üritavad näidata ennast mingi, ma ei tea, kolmanda Rooma või Bütsantsina, et see kõik on lihtsalt võimu vertikaal ja see Vene kirik on lihtsalt Vene eriteenistuste alltöövõtja, et muud midagi. Läheme korraks oma juttudega ka Lähis-Itta. Et nüüd meil on rõõmsalt ja pidulikult see leping allkirjastatud. Kui lõplik see kokkulepe praegu on? Ja kui me siit praegu näeme, et liiklus Hormuzi väinas on üüratult suurelt lahti läinud, kaua see kestab? Kas see võib olla lõplik, et sealt saabki nüüd läbi? See on hea küsimus ja kui ma seda vastut teaks, siis ma saaks ju analüütikuna puhta rikkaks. Aga nüüd, kui tõsiselt rääkida, et siis on esialgu 60 päevaks, see on Islamabadi, mis on Pakistani pealinn, Islamabadi referendum, mis pidi allkirjastatama, homme allkirjastati eile ja selle referendumi osa on siis, et 60 päeva jooksul tuleb jõuda püsiva rahuni ja nii kaua on siis Hormuzi väin lahti. Ja miks oli vaja sinna jõuda, et ikkagi kõige taga on valimised, et novembris on Ameerika Ühendriikide vahevalimised, et kus valitakse osa kongressi ja senatit uuesti. Ameeriklased ei ole ülemäära õnnelikud, et nad on sõjas Iraanis, sellepärast, et ameeriklased hääletavad alati oma rahakoti järgi ja kui kütuse hind on kõrge, siis president Trumpile ja tema administratsioonile öeldes not good. Aga mis see läbirääkimine Iraaniga on, ega see ei ole mingi lihtne diili tegemine, sest see Pärsia impeerium on kõigiga läbi rääkinud juba aastatuhandeid ja mida nüüd selle 60 päevaga Teheran üritab saada välja endale paremad tingimused, sest me selle ütleme siis memorandumi, Islamabadi memorandumi sisu ei tea, aga täpselt, aga mis seal avalikes allikates on, et esiteks laevaliiklus, hind all, väga hea, aga teine asi, mida on lubatud, et Iisrael lõpetab sõdimise Liibanonis Hezbollah ja Hamasi jäänuste vastu, mille peale Iisrael ütles, et seda me küll ei tee, mille peale siis ameeriklased jälle pahandasid, aga me peame ka vaatama seda, et oktoobris on Knesseti ehk Iisraeli parlamendi valimised, et see on üks suur valimisvõitlus. Ja siis teine asi, et justkui räägitakse läbi selle üle, et loobub Iraan tuumaprogrammist ja annab rikastatud uraani ära, aga see on jälle läbirääkimised, et see ei ole kuidagi otsustatud ja kus ameeriklased on siis teinud suure järeleandmise, et külmutatud varad sulatuvad lahti ja mis on ju külmutatud ära alates mitte aegade algusest, ma rääkisin aastatuhandetest, aga islami revolutsioonist, et see tegelikult see pundar ja läbirääkimised see jätkub ja kuhu see jõuab, eks me siis vaatame üks 40-50 päeva pärast, et muidugi president Trumpi administratsioon saab raporteerida praegu, et see on great success ja nüüd on pigem nagu küsimus, et kuidas ameeriklased räägivad läbi Iisraeliga, et mida siis peaminister Netanyahu teeb seal parasjagu, kuidas ta leiab, et talle kasulik või kahjulik on. No tegelikult terve eilse päeva räägiti, et USA president on täna Šveitsis ja need kõnelused Iraani ja USA vahel jätkuvad. Tegelikult teade täna hommikul on see, et ta ei läinud sinna. See näitab, et USA-l on rohkem aega vaja. No tegelikult ka Iraanil on aega vaja, et tema räägib ikkagi, üritab läbi rääkida jõupositsioonilt, sellepärast, et ta ei taha, et ühest küljest, et Ameerika Ühendriigid
oma võimsa relvastusega teda haamerdavad, aga teisest küljest ta näeb, et see Hormuzi väina blokeerimine peatub. Noh, et töötab, mitte ei peatu. Ja noh, kui ameeriklased ütlesid, et me nüüd enam Iraani sadamaid ei blokeeri, noh, see on ka Iraanile ju tore, aga see jõuõlg ja suur tööriist ongi see Hormuzi väin, et kas ameeriklased suudavad seda sõjaliselt lahti hoida, nad proovivad kasutada diplomaatiat, et lahti hoida. Aga noh, meile, kui see Hormuzi väin on lahti, on ütleme vabale maailmale ja no tervele maailmale on see kasulik. Aga noh, jälle pikas perspektiivis, et me ei tohiks olla sõltuvuses siis naftast, et mis on pärit autoritaarsete režiimide kontrolli all olevatest teedelt või piirkondadest, et mitte riikidest ainult, vaid ka piirkondadest, et me saame ikkagi loota energiakandjatele ja ühendusteedele, mis on seotud vaba maailma ja Euroopaga täpsemalt. No läheme veel saate lõpus korraks ka sellele Ukraina rindele, mille puhul ju, või räägime sellest Ukraina rindest, mille puhul ju üldiselt ju pikka aega on teada, et seal väga palju mitte midagi ei muutu, aga seal on ikkagi veel mõningad nüansid. Kõigepealt selle rinde lõunaosa, mille puhul siin on nüüd mõned korrad juba siin stuudios käinud külalised öelnud, et seal natuke Ukrainal läheb paremini ja nüüd ma just eile vaatasin Ukraina meediast, et ukrainlased ise kirjutasid, et on juba teada, et venelaste sellised tugevamad jõud ja spetsialiseeritumad väeosad on sinna lõunasse suundumas või juba kohal. Et kuidas seal rindel on? Jah, nii on, et need Vene kaotused on väga suured ja tegelikult see droonisõda toimib, et siin on siis Hersoni piirkond ja Kiburni Neemia saared, et kus venelased on oma üksused välja tõmmanud, kuna nad ei suuda neid tagada ja varustada, kuna kõik varustusteed on Ukraina merejalaväelaste droonide kontrolli all ja ega see venelaste hirm on suur, et äkki ukrainlased võivad midagi üritada ja sellepärast nad siia juurde vägesid liigutavad ja noh, ikkagi siin see Slovjansk-Kramatorsk piirkond on see, mida venelased tahavad kätte saada ja siin see Konstantinovka peaks siin olema, et mida venelased ühte ja teistpidi ründavad, et seal käivad kõige tulisemad lahingud, aga seal ülemäära suurt edu ikkagi ei ole. Ja jällegi, noh, et kui me vaatame need kaotusi, et kui aasta alguses olid nad kuskil 1000 tuuris, et nüüd ma vaatasin just üle, et 1300 ja rohkem päevas, et need on väga suured kaotused. Aga noh, paremat äriplaani ka Vene kindralstaabil ei ole, kui nad suruvad peale ja ukrainlased nüüd ka järjest toovad sisse mitte ainult droone, vaid ka maismaarobotid. Ehk see ongi siis selline nagu robotite sõda, mitte küll päris nagu mängufilmist Terminaator 1, 2, 3, aga sinna poole, jah. Ja neid roboteid tuleb kogu aeg juurde, selles mõttes see drooniväejuhatus toimib väga edukalt. Ja siiski, kui pingeline on ukrainlaste jaoks ikkagi hoida seda piirkonda sealt Konstantinovkast ja sealt edasi siis Kramatorskini, kus ju läheb see strateegiliselt tähtis maantee, millega varustab Ukraina ka oma rindel olevaid väeosi. Et kui kõvasti venelased seal praegu suruvad? No suruvad täiega, aga jällegi, et positsioonid on sees ja droonioperaatorid toimetavad, et see rinne seisab ja isegi kui peaks kuidagi ukrainlased väsima või murduma, siis kindralite hinnangul, et nüüd see sügavalt kindlustatud Kramatorsk-Slovjansk linnastu, et see põhimõtteliselt kõik asjad on lõpuks vallutatavad, aga venelastele võib kuluda sinna peale
aastaid ja tohutu ressurss elavjõudu ja see elavjõumasin ikkagi, no see on täna ikkagi hakklihamasin, et see selle elavjõu või kahurilihaga venelased hoiavad lihtsalt pinget ja nad väga palju ei saavuta. Lõuna pool siis ukrainlased vaikselt liiguvad edasi, et kui me vaatame, et kogu see Zaporožje ja Hersoni osa, et seal on samm-sammult liiguvad edasi ja ukrainlased on järjest vabastavad rohkem, kui venelased suudavad siis Donbassis nagu edeneda tohutu hinnaga, et see on see dünaamika ja sellepärast jätkubki Venemaa terror Ukraina linnade vastu, et ukrainlasi murda ja nagu Ukraina kindlasti ka hoiatas, et tõenäoliselt sellele Moskva rünnakule järgneb siis mingi suur kättemaksurünnak Ukraina linnade, eriti Kiievi vastu ja täna Kiiev näeb ka teistmoodi välja, et seal on ikkagi ka ütleme kesklinnale lähemal osades suuri purustusi näha. Peeter Tali, aitäh tulemast Postimehe Sõjastuudio saatesse. Ja aitäh ka kõigile neile, kes meid täna vaatasid. Meie järgmine saade on eetris pärast jaanipäeva, neljapäeval, aga seniks lugege ikka uudiseid postimees.ee.